Tere taas Euroopa Parlamendist. Mul on rõõm kõiki tervitada. Nädal hakkab jälle taas mööda saama ja siis mainime põgusalt mõnda asja, mis on siin toimunud selle nädala jooksul. Esiteks tuleb öelda, et hetkel on Brüsselis tunduvalt kergem olla kui Eestis seoses nende koroonapiirangutega. Eestis põhimõtteliselt kõik on lockdown, kinni pandud ja see olukord on suhteliselt kurb. Kui me vaatame statistikat, et olla maailma esimesel kohal on võib-olla tore, kui me oleme esimesed, ma ei tea, olümpiamängudel või majanduskasvu või töökohtade arvu poolest, aga koroonastatistikas olla esimene kindlasti ei ole just kõige rõõmsam uudis. Aga samuti kõige lihtsam on siis sellisel hetkel vaadata, mida on teinud valitsus Eestis, mis on nende otsuste mõju, et see olukord on sinnamaani jõudnud, kus tõesti ligi 700 inimest on nüüd haiglas Eestis ja nakatunud on iga päev ligi 2000 inimest. Et see on päris ikkagi drastiline olukord. Hetkel Belgias on iga päev keskmiselt siin 2500 nakatunud. Kui arvestades rahvaarvu, mis on umbes 10 korda suurem Eestist, siis võime kohaldada seda Eesti olukorral, et see on umbes 200-300 nakatunud oleks Eestis, siis oleks see sama võrreldav olukord Belgiaga täna. Kuid koroonaks, ma arvan, et me oleme aasta jooksul liiga palju sellest rääkinud, nii et see hakkab kindlasti kõik ära väsitama ja tihti võiks eluga rahulikult edasi minna ja natuke ära unustada kogu see jama, mis pidevalt tuleb ka meediast, et iga hommiku, kui teed portaalid lahti ja hakkad uudiseid lugema, siis esimesed 10 uudist on kõik seotud koroonaviirusega. Et see tõesti on selline suhteliselt frustreeriv, ma arvan, kõigi jaoks. Kuid Euroopa Parlamendis, ma arvan, kõige olulisem küsimus, mis on sel nädalal toimunud, on seotud väliskomisjoni istungiga. Et ma olen põhiliige väliskomisjonis ja eile oli siin üheks arutelu teemaks päevakorras pärast lõunal eile, et olukord Lõuna-Aafrika riikides. Ehk siis Lõuna-Aafrika riigid, milleks on seal siis Namiibia, Mosambiik, Lõuna-Aafrika Vabariik ja kogu see piirkond seal. Ja ülevaadet oli siis tulnud andma Euroopa Komisjoni esindaja ja siis Euroopa Liidu välisteenistuse agentuuri esindaja, üks tore armas naisterahvas. Ja keskenduti eelkõige siis majanduslikele probleemidele, kliimaneutraalsusele, roheleppele, kindlasti suurele töötuse määrale nendes riikides. Ja mina olin siis nii-öelda ainukene peorikkuja ja tujurikkuja seal, kes hakkas rääkima rassismist. Et muidu meeldib kõigile rassismist rääkida siin ka Euroopa Parlamendis, kui on teemaks, ma ei tea, kui mõni näiteks must kriminaal, kes on ähvardanud rasedat naist maha lasta ja pannud toime narkokuritegusid, et kui see saab siis surma mõne politseiniku põlve läbi, siis on tegemist suure rassismiga, mida tuleb käsitleda ka Euroopa Parlamendis, mida on tehtud väga palju kordi, või kui on rahumeelsete protestidega, kus lihtsalt kogemata pannakse ärid põlema ja taotakse poodide aknad sisse ja selle tõttu ka inimesi sureb, siis ka see on osa sellest nii-öelda rassismi vastasest võitlusest, sest ilmselgelt kui eesmärk on see, et tagada võrdsed õigused ja selleks vahendiks võitluse pidamisel on vägivald ja tapmised, siis see on täiesti normaalne. Aga kui tuleb keegi hakkab rääkima jutust, et äkki on rassism ka see, kui valged inimesi tapetakse sellepärast, et nad valged on või et Lõuna-Aafrika Vabariik tahab vastu võtta otsust, et võtta vägisi ära maad, kuna nad on valged ja anda siis mustade kätte, siis see justkui üldse probleem ja sellest mitte keegi ei räägi. Ehk siis ma olin see ainukene, kes hakkas seda teemat üles tõstma, et mida on teinud Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu välisteenistus, kelle kaudu liigub ka väga palju rahasummasid, justkui nii-öelda finantstoetuseks nendele riikidele ja arenguabi näol, siis mida on tehtud selle nimel, et võidelda rassismiga, mis on siis rassism valgete vastu. Ja et kuidas on püütud siis takistada seda olukorda, kus keskmiselt iga päev rünnatakse ühte farmi ja meile lõpptulemus on see, et ikkagi keegi kas tapetakse ära või kägistatakse surnuks või vägistatakse. Ja statistiliselt näiteks sellel aastal on toime pandud juba üle 70 rünnaku farmerite vastu ehk keskmiselt iga päev üks. Ja eelmisel nädalal teisipäeval mõrvati ühe rünnaku käigus terve perekond, kus oli 9-aastane tüdruk koos oma ema-isaga ja vanaisaga, kes oli 73-aastane ja seda statistikat on kohutavalt palju. Rääkimata nii-öelda igapäeva, ma ei tea, vägivallast tänavate peal, kuid eelkõige just vägivallast, mis on ajendatud rassiviha tõttu, kuna on olemas veel valgeid inimesi Lõuna-Aafrika Vabariigis, kes kunagi selle riigi üles töötasid ja tõid sinna ka nii-öelda tänapäevase meditsiinisüsteemi ja ehitasid üles kogu majanduse, siis see viha muidugi niivõrd meeletult suur, et selle elatakse välja läbi vägivalla ja tapmiste. Ja see vastus muidugi oli seal nagu ette arvatav, et loomulikult me tunneme muret, tunneme kaasa
kõikidele hukkunutele, aga samas rõhutame, et vägivald ei ole ainult valgete vastu, vaid ka mustade vastu ja üldse jälgime olukorda ja tõesti anname endast parima, mida teha saame. Sisuliselt mitte kedagi tegelikult ei huvita see olukord seal. Ja seetõttu ma arvan, et on ääretult oluline, et kui me siin juba Euroopa Parlamendis oleme ja eksisteerime ja töötame, siis meie asi on tegelikult just nimelt tähelepanu juhtida nendele küsimustele, kus nii-öelda peaideoloogid ja Euroopa Komisjon ja kõik need vasakpoolsed sotsialistid siin absoluutselt kahepalgeliselt silmakirjalikult lähevad kenasti teemast üle ja eiravad tegelikke probleeme, mis eksisteerivad nii-öelda rassismi sildi all. Ja seda ma olen ka üritanud siin teha, näiteks eile. Et seda sõnavõttu kusjuures ja minu küsimust ja vastust minu küsimusele saate vaata ka minu kodulehel jaakmadisson.ee, saate vaata minu sotsiaalmeediakanalites, minu YouTube'i kanalil, ka Twitteris on üleval. Nii et kindlasti vaadake üle, et kuidas see küsimus oli, kas tähelepanu juhtimine sellele probleemile oli õigustatud ja kui olete rahul selle vastusega, siis Euroopa Liidu välisteenistuse esindaja poolt. Nüüd aga hakkab veel kodutee pihta. Järgmise nädalal esmaspäeva varahommikul olen tulemas taas Brüsselisse, sest algab miniplenaar, kus meil kolmapäeval ja neljapäeval on siis täiskogu istungid jälle ja hääletused. Ja kindlasti annan teile siis ka teada nendest teemadest, mis on järgmisel nädalal siin suur täiskogu istungil teemadeks päevakorras. Seniks aga püsige terved, nautige saabuvat kevadet ja oleme ikka konservatiivsed.